Inimesed aeg-ajalt küsivad, mille jaoks me loeme evangeeliumi, mille jaoks me kuulame jutlusi, kas on sellest kasu, kui me ei mäleta mitte midagi pärast seda, kui me oleme kuulnud midagi, kui ei toimu mitte midagi meie eludes. Ma arvan, et kasu on. Kasu on isegi siis, kui tõesti kohe ei toimu muudatusi meie eludes. Keegi väga ilusasti rääkis sellest, et Jumala sõna kuulmine, see on nagu võrke loputamine pärast seda, kui kalurid tulid tagasi kala püüdmisest. Juba võrkudes ei ole vett, aga nad on puhtad. Võib-olla ei mäleta, millest oli Jumala sõna, aga me oleme, meie hinged oleme natukene puhtam. Võib-olla seepärast on vaja kuulata evangeeliumi, kuulata jutlusi, mitte selle jaoks, et pärast midagi hakkaks toimuma kohe minu elus, et ma hakkaksin tegutsema, tore, kui ma hakkan tegutsema, aga mitte alati see toimub. Ma selle kaudu kutsun Jeesus Kristus enda juurde. Nagu Jeesus Kristus ise tahab astuda minu paati ja ma luban talle seda teha. Võib-olla mõtisklegem täna selle üle, kas võib-olla tahame, ütleme, et me tahame, et Jeesus Kristus oleks koos meiega, aga kas tõesti me tahame, et Jeesus Kristus oleks koos meiega meie paatides, seal, kus me elame? Meil oli rekollektsioon pool aastat tagasi ja ma pakkusin inimestele mõtiskleda selle üle, kui Jeesus Kristus astuks meie tuppa, millest ma hakkaksin rääkima temaga. Kas on mingi idee, kas ma hakkaksin võib-olla kaevama minu elu üle või rääkima oma probleemidest või minu jaoks oleks kõige tähtsam, et ma kuulan Jeesus Kristust. See oli rekollektsioon pool aastat tagasi, aga see küsimus on väga aktuaalne ka täna. Kui Jeesus Kristus tuleb minu juurde, kas ma eelkõige üldse luban, et tema astuks minu tuppa, astuks paadi, kus ma olen või mul on mugavam ilma temata? Ja teine, mis edasi? Millest ma hakkaksin rääkima, mis on minu jaoks kõige tähtsam selles küsimuses. Jälle, pole vaja, et meil oleks mingi järeldusi pärast seda mõtisklust, aga las see mõte elab meie südames. Jeesus Kristus tahab olla koos meiega, aga kas me tahame ja mida me ootame sellest kohtumisest?